Insult tekkis mul ühel täiesti pealtnäha tavalisel pühapäevasel päeval, kui pidime perega sõitma ühele sünnipäevaüritusele. Läksin siis hommikul välja, et autot lumest puhastada. Ja selle töö käigus siis järsku tundsin peas väga kummalist tunnet, justkui oleks ise oma enese hingeldamist väga selgelt nagu kuulnud, mida ei olnud kunagi varem kogenud. Ja natukese aja pärast see tunne järjest süvenes. Tundsin enam, et jalg ei kanna ja vajusin vasakule põlvele. Enne seda sain auto ukse veel lahti, et viskasin taha istme peale pikali. Natuke kosusin. Tekkis nagu väike paanika isegi, et mis minuga nüüd juhtunud on. Kuna auto ei asunud nagu majast väga kaugel, siis komberdasin mööda maja seina äärt kuidagi tuppa. Lasin naisel kiiresti ühe klaasi vett tuua, mõtlesin, et teeb äkki olukorra paremaks. Sain paar lonksu võtta, kui enam klaas ei püsinud käes ja kukkus põrandale katki. Siis nagu juba sain aru, et midagi on väga viltu. Mis teil juhtus? Ma ei tea. Kas ma saan kuidagi aidata äkki? Mis käes ei liigu? Kiirabi peaks kutsuma vist. Insult tekib äkki. Insuldi korral võib tekkida pea-aju kahjustus, veresoone ummistumise või lõhkemise tõttu. Insuldi sümptomiteks on ühe kehapoole, käe ja jala halvatus või tuimus ja suunurga allavajumine samal poolel. Mõnikord võib kaasneda ka rääkimise või kõnest arusaamise häire. Ja väga sageli esinevad insuldi sümptomid omavahelistes kombinatsioonides. Tere, häirekeskus kuuleb. Mis juhtus teil? Kas kiirabi? Jah, et ma jooksin siia juurde, üks mees kukkus maha, tal on käsi, tal ei liigu ja siis tal on mingi kõnega midagi, ma ei tea, ta ei saa rääkida hästi, ma ei saa aru, mis ta räägib. Et tal see suu on viltu, et mis ma tegema peaks? Insult on äärmiselt raske haigus väga tõsiste tagajärgedega. Kuid teatud juhtudel on võimalik insuldist täielikult paraneda ja mida kiiremini kutsuda kiirabi, seda suurem on paranemise tõenäosus. Põhilisteks insuldi riskiteguriteks on kõrge vererõhk, südamehaigused, kõrge kolesteroolitase veres, liigne alkoholi tarvitamine, suitsetamine ja suhkurtõbi. Selleks, et insulti vältida, tuleks võimalikult rohkem liikuda, olla füüsiliselt aktiivne, kontrollida oma vererõhku, toituda tervislikult, loobuda suitsetamisest. Inimesele, keda peaks tabama samasugune terviserike siis ehk situatsioon, soovitaksin võimalikult kiiresti kutsuda ikkagi kiirabi, sellepärast need tüsistused, mis sellega kaasnevad, on võimalik ikkagi väga-väga kergelt sellest pääseda. Et minu puhul läks aega enne, kui ma arstide hoole alla Mustamäele jõudsin, ma pakun, et 2 tundi või enam. Et see oli juba piisavalt pikk aeg, et põhimõtteliselt kogu mu vasak kehapool, kaasa arvatud kõnevõime, oli halvatud nädalaks praktiliselt täiesti ja siis hakkas vaikselt nagu taastumisprotsess tekkima, nii et võimalikult kiiresti ikkagi pöörduda kiirabi poole. Insuldi puhul on oluline kiire tegutsemine. Kui kellelgi teie lähedastest tekivad insuldi sümptomid, siis ärge jääge ootama, vaid kutsuge viivitamatult kiirabi.